Räägin sulle täna siis meie punetusest Põriks nii-öelda triloogia kolme päeva nii-öelda fookusega sellest, et millist nahahooldust vajab siis punetav õrn nahk ja siin on tegelikult päris palju sellist mõnes mõttes neid kohtasid, kus ma näen neid selliseid kitsaskohti päris palju tegelikult. Ehk siis ma loodan siiralt, et see saab olema sinu jaoks kasulik ja kui sa tunned, et tekib mingeid küsimusi, tahaksid midagi arutada, siis ole hea, julgelt jäta kommentaar, et piilun kindlasti ka neid. Ja rosaatsia ja punetuse puhul siis sellised ebasobivad nahahoolduse valikud tegelikult süvendavad seda ebamugavust, mida naha peal tunned. Ehk siis tegelikult olen sulle siia hallide mummukestena välja toonud ühed sellised kõige võib-olla valusamad kohakesed, millele ma palun natukene mõelda. Erinevad siis seepide baasil näopesuained, võib-olla sellised tugevamad näopesukeelid, hästi vahutavad, mõnusad on ju, et tavalise dušikeeliga näo pesemine võivad olla need, mis tegelikult seda punetust süvendavad. Näoveed, eriti kui on nahal koos rosaatsiaga ka nii-öelda punnikesed, paapulipustulid, kui on nii-öelda selliste mädapunnikestega versioon rosaatsiast või punetusest, siis vahest kiputakse seda ka aknega segamini ajama ja kasutama siis näohooldustooteid, mis on liiga agressiivsed, näoveesid, mis on hästi kuivatavad alkoholiga sageli ja see võib tegelikult hoopis sellise karuteene teha sinu nahale. Muuta teda veelgi nii-öelda tundlikumaks, võib soodustada nende punnikeste veelgi rohkem süvenemist. Kindlasti ei sobi rosaatsia nahale, tegelikult ma tahaks selle laiendada praktiliselt kõigile, et tegelikult väga ei sobi kellelegi mehaaniline terakestega koorimine. Ja miks mina isiklikult nahaspetsialistina seda ei soovita, on see, et kui sa mõtled nüüd tavaliselt oma naha peale, et kipub olema nii, et mingisugune piirkond on see, mis tekitab nahal muret. Olgu selleks siis karelõug või mustad täpid nina peal või siis on otsa ees mingisugused koldekesed, mis sind häirivad. Ja kui sa hakkad seda koorima, puhastama, siis on tunne, et vot neid piirkondasid ma peaks hästi intensiivselt hõõruma, mudima ja nii edasi, aga me kipume siis nende terakestega koorijatega tegema liiga, ehk siis hõõruma liiga intensiivselt. Mis on nende terakeste kitsaskoht, on see, et nad ei pruugi sugugi nahasõbralikud olla, ehk siis nad võivad tekitada nahale selliseid mikrolõikeid, mikrotraumasid ja see tegelikult süvendab siis järgmist nahahoolduse nagu ärritavat mõju, pluss siis sellist laiema pildiga ja nii-öelda naha tundlikkust. Väga agressiivsed aktiivained võivad olla need, mis nahka ärritavad ja räägime kindlasti siin täna ka sellisest näonaha happesusest, siis väga palju erinevaid toimeaineid on need, mis rikuvad ära naha loomuliku happelise pH, on üks asi, aga teine asi on siis lihtsalt naha mikrobiomi, naha seda happemantlit, sellist kaitsebarjääri puurivaid toimeaineid, ehk siis ka need võivad mõjuda nahale tegelikult ärritavalt. Siis kõikvõimalikud lõhnaained, lisaained võivad olla mõjutajaks ja mida nad siis teevad? Eelkõige mõjutavad siis nahal neid nii-öelda ebamugavusaistinguid, olgu selleks siis selline kuivus, kiskuv tunne peale näo pesemist, häirub naha pH tasakaal, mainisin natukene, süvendab tundlikkust kosmeetikale, ehk siis, et kui näiteks selle terakestega koorijaga nahale tekivad palju mikrohaavakesi, siis paned järgmise toote nahale, ta ei tekitaks mitte mingisugust probleemi, kui nahk oleks alt nii-öelda koorimata, aga selle koorimise efektiga siis ta süvendab nii-öelda, tekitab mingi reaktsiooni. Ja naha kaitsebarjääri kahjustus, ehk siis seeläbi, kui nahale see kaitsekilp enam ei tööta, siis tegelikult nii tuul, nii külm, nii päike, nii basseinivesi, kõik see, millega võid kokku puutuda,
siis avaldab intensiivsemalt tegelikult mõju nahale ja pigem on see siis negatiivne mõju. Ehk siis ta süvendab sellist kroonilist põletikulist reaktsiooni, punetust, kipitust, võib ägestada nahaärritust, olgu selleks siis mingisugune teatud piirkond ainult või laiema mõttega. See püsiv õhetus võib süveneda ja tagatipuks ka siis kõik need järgmised nii-öelda võib-olla ütleme siis sellised teraapilised metoodikad, mida on kavas enda naha heaks kasutada, ei pruugi sugugi nii hästi mõjuda. Ehk siis need on nüüd nagu sellised pudelikaelad on ju selle naha kordasaamise koha peal, et mille osas näen oma praktikas, oma kabinetis, et kliendid tulevad ja on hädas. Ehk siis need on need kohad, millele tuleks tähelepanu pöörata, et saada punetuse ja rosaatsia foon korda. Ja millest see naha selline kaitsevõime, heaolu tegelikult kõige enam võib-olla mõjutatud ongi siis see nii-öelda meie happemantel, mis on nahal justkui kaitsebarjäär, mis endas hõlmab tervet suurt ja mitmekesist mikrobiomi, kes seal elutseb siis nii-öelda siin peal ja sees. Naha niisutatus kindlasti ja rasueritus. võib-olla 4 sellist aspekti tahaksin sulle natukene lahti avada. Ja happemantel on siis meie nahka nii-öelda naha kaitsekiht, kaitsebarjäär tegelikult laiemalt võiks öelda. Ja milles on küsimus, on see, et kuna ta loomulikult meie nahapind peaks olema happeline, siis kui nahal on mingisugused nahahaigused, siis naha pH kipub tõusma ehk siis muutuma pigem leelisemaks ja teatud patogeensed kahjulikud bakterid siis saavad nahal rohkem tegutseda ja paljuneda. Näiteks siin on toodud välja nüüd selline Staphylococcus aureus, mis tegelikult paljuneb just eriti hästi sellises leelises keskkonnas ja mida ta teeb, ta soodustab põletikku, ta aeglustab haavade paranemist. Sagedalt leitakse seda näiteks diabeetilistel haavanditel on ju. Ehk siis kõikvõimalikud sellised nahahaavandilised piirkonnad võivad olla siis selliste patogeensete bakterite poolt hõivatud ja see mõjutab tugevalt naha paranemise võimet. Pluss kui on ohtralt patogeenseid selliseid mikroobe, et siis tegelikult nende elutegevuse jäägid võivad olla ka need, mis on eriti ärritavad nahale. Ja mõjutada siis selliseid naha reaktsioone. Naha mikrobiom ise siis tegelikult on naha pinna peal olevad siis erinevad sellised mikroobide kooslused ja need on ühelt poolt head bakterid ja mis on siis osa sellest naha kaitsebarjäärist ning teiselt poolt siis toetavad seda naha immuunsuse nii-öelda väljakujunemist. Et nad aitavad lagundada naha loomulikku rasu, vabastada siis nii-öelda rasvhappeid, nad aitavad koos higiga hoida nahal sellist happelist keskkonda, just nimelt seda happemantli fooni. Ja miks meil neid mikroobe vaja on, et tegelikult nad aitavad, ütleme siis see positiivsete meie keha jaoks nii-öelda sünergilist sellist tuge pakkuvate mikroobide kolooniad aitavad siis hoida eemal kahjulikke mikroobe. Ja nad, ütleme siis nagu loodus tühja kohta ei salli, et võib nagu valida, et kas meie nahal siis on need nii-öelda kahjulikud bakterid või pigem kasulikud bakterid, siis me loomulikult tahame, et neid oleks rohkem kasulikud. Tundliku naha puhul on päris palju taustafooni sellise lühikese, ütleme see naha rasuga, loomuliku rasuga, lipiididega, nahaomaste lipiididega ja siinjuures siis see naha mikrobiomi tegelased aitavad meil toota lühikese ahelaga rasvhappeid. Lühikese ahelaga rasvhappeid toodavad tegelikult ka meie soolestikumikroobid, mis jõuavad meie naha peale. Ehk siis see on see koht, et kui nahal teeb tuul, päike ja sellised temperatuuri muutused tugevalt liiga, siis sageli on seal taga ka naha sellist lipiidide tasakaaluseisu, mis ei lase tal enam nii tugevalt sellel kaitsekihil siis nahka kaitsta. Ja kui meie mikroobide tasakaal, see mikrobioom ei ole sugugi sümbioosis nagu heas mõttes naha
naha sellise heaks oma funktsionaalsuse poole pealt, siis tegelikult selline häiritud mikrobioom on siis, mikrobiomi seisundit nimetatakse düsbioosiks, ehk siis ta ei ole nii-öelda, miski ei ole kerguses, ei kulge, on ju, ükski protsess ega funktsionaalsus. Ja nahaprobleemidega, erinevatega punetustega, erinevate ekseemide, laikudega, selliste korduvate nahainfektsioonidega seostatakse siis selliseid mikrobiomi häireid hästi tugevalt kuni selleni välja, et võib öelda, et tugev mikrobioom on võrdub tugev nahk. Niisutatus oli siis üks aspekt, mis seda naha heaolu tugevalt mõjutab, et ja miks? Vesi on tegelikult üks kõige levinumaid molekule üldse. Ta moodustab põhimõtteliselt 2/3 või isegi enam kogu nii-öelda raku massist ja kuni selleni välja ma näen, et tegelikult kui suurem osa, kes jõuavad ilukabinetti ja kurdavad, et mul on hästi kuiv nahk, siis tegelikult näen ma seal taga rohkem ikkagi seda dehüdratsiooni ehk siis veepuudust ja see on hästi loogiline, et kui sa nüüd ise mõtled selle peale, et mis vahe näiteks on rosinal ja viinamarjal, siis nad on ju põhimõtteliselt sama asi, aga vahe on veesisalduses. Ehk siis, kui sa tunned, et su nahk on kuidagi elutu, su nahk on kuidagi tühi, ta kipub kehvasti paranema või on nii-öelda mõjutatud kõigest väljaspoolt tulevast hästi palju peale pesemist tunned, et nii kisub kohe nagu niiviisi, et tahaks, noh, et selline tunne on nagu number väikseks oleks jäänud või lausa 2, et siis veesisaldus nahas võib olla selle taga tegelikult isegi rohkem kui selline naha omaste lipiidide sisaldus ehk siis nagu see rasusisaldus. Ja kuhu nahk vee kaotab, ehk siis kuhu meie vesi kaob, on olemas selline asi nagu transepidermaalne veekadu ja selle kaudu me kaotame iga päev 300-400 milliliitrit vett. See sõltub natukene meie elustiilist, natukene sellisest elutempost, liikumisest, loomulikult vee tarbimisest, on ju. Et kui sa nagu analüüsid natukene oma vee tarbimist, et kui palju sa vett jood, et ja kui palju sa näiteks kohvi jood või kui palju sa rohelist teed jood ja mõtled selle peale, et kui palju siis loomulikult vesi kaob, pluss palju sa selliseid diureetilisi ehk kehast vett välja viivaid aineid tarvitad ja palju sa sinna vastukaaluks siis puhast vett jood. Et siin võib olla mõttekoht, et miks mingisugune veekadu kehast võib tegelikult süvendada oluliselt nahamuresid. Rasueritus on ülioluline, eriti kuna ütleme siis rosaatse punetuse fooni nahamuresid tegelikult on erinevates aspektides. On seda nii nii-öelda punnikestega sellist läikivamat nahka kui ka on ka hästi tundlikku õrna kuiva nahka, siis rasu sees nagu rasueritusega, mis on seotud, et naha pinnale jõuab rasu välja, et tegelikult need rasud, see rasv nii-öelda, rasvhapped, olgem täpsed, siis need aitavad hoida nahal happelist keskkonda ja on osa sellest hüdrolipiidkihist ehk siis see hüdro siin sõnas ongi tegelikult see vesi ja lipiid on nagu see nii-öelda rasvhapete tasakaal. Ehk siis on selline mõnus kooslus, mis aitab hoida nahas niisutatust ehk siis ennetada veekadu ja kaitsta nahka mikroobide eest justkui selle kaitsekilbina. Kui rasu on nahas liiga palju, siis see on üks eeltingimus nagu akne välja nii-öelda kujunemisele. Aga samas, kui rasu on jälle liiga vähe, siis on just nimelt sellist kuiva nahka, ekseeme, ketendusi ja asendamatud rasvhaped siinkohal aitavad siis toetada ja tasakaalustada rasueritust ja toetada siis ka sellist raku ainevahetust, sellepärast et need asendamatud rasvhaped, millest juttu oli siin praegu oomega-3, see tegelikult on üks osa rakumembraanidest. Kuni selleni välja, et kui tõsta hästi intensiivselt kehas oomega-3 rasvhapete tasakaalu nii-öelda ülesse, ehk siis niipidi nii-öelda, vastupidi, siin on see oomega-3 kuue rasvhapete tasakaal, ehk siis oomega-3-sid on kehas viidud rohkem juurde, et tasakaalustuks oomega-6 ja 3 tasakaal, siis tegelikult nahaelastsus, mis vastutab selle eest, et nahk oleks terve, iga asi õiges kohas, et see paraneb tegelikult 6+ kuud jooksul väga olulisel määral. Et see võib olla üks naha kaitsebarjääri tugevdamise jaoks väga oluline võte.
Vesi ja üldse sage pesemine, et ka puhas vesi, kui sellega pestakse liiga tihti, võib häirida naha mikrobiomi tasakaalu. Kuulen palju seda, et pesen veega, sellepärast et nahk mitte midagi muud ei kannata. et lihtsalt puhas vesi võib tegelikult täpselt samamoodi nagu seebiga pesemine naha sellist heaolu mõjutada negatiivselt ka, eriti kui on rasusem nahk, tahaks öelda, sellepärast et selle rasususe külge kinnitub nahale päris palju sellist saasteaineid, mida tegelikult on vaja ikkagi nagu korraliku puhastusainega maha pesta. ehk siis lihtsalt veega pesemise korral ei pruugi sellest nagu naha heaolu mõttes piisata. Pärast seda, kui on kasutatud mingisuguseid intensiivseid nahka, sellist, ütleme, negatiivselt mõjutavaid pesuaineid, tegelikult võib nahal võtta sellise normaalse loomuliku kaitsefunktsionaalsuse seisu taastamine kuni 8 tundi. ehk siis kujuta ette, et kui kasutadagi hästi palju antibakteriaalseid seepe, selliseid desinfitseerijaid, siis pesta sinna sekka veel vahepeal mingisuguse ainega käsi, et tegelikult see tähendab seda, et see naha kaitsebarjäär on kogu aeg nagu häiritud nii-öelda. Näkku me õnneks ju neid nii-öelda antibakteriaalseid keele nii-öelda desokeele ei pane, on ju, et aga käte puhul väga paljudel on tegelikult ka naha kaitsebarjääriga muresid. Ja tahaksin sulle rääkida natukene siis võib-olla detailsemalt ka punetava naha kodusest hooldusest, just nimelt sellise fookusega, et kui palju see tegelikult võib naha heaolus muuta. Ja see võib muuta väga-väga palju, et kui hakata tegelema selle naha mikrobiomi taastamisega, selleks sobiliku keskkonna kujundamisega, selleks sobivate toodete nagu kasutamisega, et sageli kuu, kahe, kolmega, kui on nii-öelda ilurutiinis tehtud soovitusi, mis tegelikult seda naha kaitsekihti toetab, näeb tegelikult väga suuri muutusi, et kuidas põletik läheb alla, nahk muutub siledamaks, elastsemaks, et ma näen neid tulemusi päris palju. Ja ma ütlen sulle ausalt, et see on võimalik, et sa ei pea kannatama, et nahk on kiskuv, nahk on ketendav, et seda ei pea sugugi mitte kannatama. Ja minu silmis on punetava naha kodune hooldus laias laastus sellise 3 põhimõttega, ehk siis on õrn taastav puhastus ja niisutus, happeline kaitsebarjäär nahal on oluline taastada ja kaitsta siis nii-öelda nende erinevate mõjutuste eest, mis nahka mõjutavad. Olgu see siis päiksekiirgus, olgu see siis külm tuul, on ju, et see kaitsemehhanism on hästi oluline. Soovitan sulle täna nii-öelda jagan 2 ilurutiini tegelikult punetavale nahale. Üks neist on siis kombineeritud ja rasusemale nahale mõeldud ja teine siis tegelikult pigem võib-olla natukene sobilikum, kui on hästi õhukene, hästi kuiv nahk, mis tunneb, et tahab nagu lipiidide tuge natukene rohkem. Ja ma selgitan, mis vahet seal veel on. Oma toote omadustelt tegelikult mõlemad rutiinid sobivad tegelikult igale nahatüübile, aga lihtsalt mingisugune mugavusaisting võib olla, et kui sul on nahk rasusem ja kombineeritum, et siis see esimene rutiin võib olla sulle mõnusam. Ja oluline on see, et kui sa kasutad puhastustoodet, et mitte mingil juhul ei tohiks peale puhastustoodet sul tegelikult jääma nahk intensiivselt kiskuma. Võib-olla nii, et kui sul on nahk väga kuiv, väga dehüdreeritud, väga hooldamata ja sa hakkad esimesed mingid korrad, ütleme kuni nädal aega, sa hakkad nüüd kasutama näiteks seda puhastusvahtu ja ütled, et aga no ma ei tea, mul ikka natukene on mingit kuivuse fooni siin. Siis pigem oleks olulisem, kuidas öelda, võtta hooldava kreemina siis see intensiivsemalt niisutav kreem oleks nagu mõistlikum samm.
ehk siis võin öelda, et see tegelikult ei ole oma olemuselt üldsegi nii-öelda kuivatava toimega, küll aga sõltuvalt sinu eelnevast taustast võib tekkida olukord, kus su nahk vajab lisaniisutust kompenseerimaks neid pikaajalisi puudujääke, mis tal seal naha sees on tekkinud, eks ju. Niatsinamiid on üks selline imehea toimeaine, mis erinevates uuringutes tuuakse välja just nimelt sellise punetuse vastase toimeainena, et see Vita B on, kreem on siin nüüd just nimelt selle niatsinamiidiga ja, ja hommikuse hoolduse osas siis kindlasti päiksekaitsekreem. See päiksekaitsekreem iseenesest just nimelt sellise naha taastava funktsiooni poole pealt juba sisaldab niisutavaid toimeaineid. Ehk siis, et kui nahk on rasusem, nahk on läikivam, siis mõnikord sobib siia alla ka hoopis näiteks suvisel ajal ideaalne ka hüaluroonhappeseerum, võib olla täiesti sobilik. Kas siis siia nüüd kreemi alla, kui on tunne, et tahaks lisaniisutust või siis kreemi asemel. Punetava naha puhul ma esimese sammuna pigem alustaks sellest, et on see punetuse vastane kreem ja kui on tunne, et vot nõks tahaks midagi veel, siis niisutav seerum hüaluroonhappe baasil siia alla sobiks suurepäraselt ka. Põhiline on see, et peale igat hooldustoodet, mida sa kasutad, oleks nahal meeldiv tunne ja nahal ei tohiks jääda mingisugust sellist ujuvat tunnet, et mul on nüüd mingi rasvakiht siin peal, et sellist tunnet ei tohiks mitte mingil juhul jääda. Õhtuse rutiini juures on selleks, et taastada nahal seda happelist hüdrolipiidkihti või aidata tal muutuda tugevamaks, elujõulisemaks, siis ääretult oluline toode, mis valdaval enamusel 99% minu juurde jõudvatest klientidest, mida täna nahahoolduses ei ole, kui ta on hädas punetuse või rosaatsiaga, on just nimelt selline happeline naha pH-d reguleeriv toode. See on ülioluline. Väga palju naisi jõuab minu juurde, kes on siis üle 30, 40, tegelikult juba lähenemas sinna perimenopausi poole või on juba nii-öelda selles staadiumis sees. Siis uuringud toovad välja, et selline fotovananemine, naha kiirenenud vananemine toimub samal ajal, kui toimuvad need nahapunetuse probleemid. Et see tegelikult kiirendab ka naha sellist loomulikku happesuse kaotamist, ehk siis see happeline selline toode aitab hoida naha tervislikku seda nii-öelda kaitsebarjääri ning see on üks võti, kuidas tegelikult seda punetuse nahahaigusega nahka terveks saab. Ehk siis, kui seda ei ole, sa kasutad lihtsalt puhastajat, lihtsalt kreemi või siis mõnda sellist lihtsat punetuse vastast sellist mingisugust seerumit, siis jääb puudu nahka happeliseks muutev toimeaine. Ja kui on nahk haige, nagu ta punetuse sellise rosaatsia puhul on, siis see on see, mis annab tegelikult võtme, et naha pinna peal mikroobid, naha pinna peal nii-öelda patogeensed tegelased ei saaks tegutseda nii, mis meie nahka kahjustab, on ju. Et siis selle jaoks on see vajalik. See töötab väga kenasti ka muutes ebasobivaks elukeskkonna ka nendele nii-öelda Demodeksi lestadele, millest rosaatsia foonis päris palju räägitakse. Ehk siis see on üks nagu väga-väga olulisi võtmeid, mida kasutada. Et põhimõtteliselt, kui siia vaadata, siis on nii hommikul näopuhastusvaht, punetuse vastane kreem, sama toode. Hommikuses rutiinis siis on viimase sammuna päiksekaitsekreem ja õhtuses rutiinis on siin vahepeal siis see kreemes raviseerum. Kellel on rasusev nahk, mõnikord võib juhtuda ka niimoodi, et ta ütleb, et aga ma ei tea, ma panin selle kreem ja seerumi peale ja mul oli nahal nii hea tunne, et ma nagu ei tundnud, et ma tahaks sinna niisutajat peale midagi, et nahal oli väga mõnus tunne. Siis on täiesti okei jätta niiviisi. Kui on nahal natukene kuivustunnet ikkagi märgata või sa tunned, et midagi tahaks natukene nahale veel panna,
siis sobib see Vita B kreem siia suurepäraselt peale. Äh, põhiline on see, et kui hakata sellist tundlikkust, punetust, õrnuse teemasid lahendama, olgu selleks siis mingisugused laigukesed naha peal, olgu need punased laigud või siis kuivavad, ketendavad ekseemilaadsed laigud, siis neid asju saab korda, kui hakata nendega nii-öelda samm-sammult tegelema. Ja just nimelt selline naha loomuliku, ilusa, terve kaitsekihi, selle hüdrolipiida, sellise kihi, selle happemantlikihi nagu taastamine on see, mis annab nahale selle klaari terve ilme. Ehk siis siin on näha seda, et nii-öelda, et kui see enne pildi peal on olnud hästi tugevat punetust, ärritust, sellel naisterahval oli tegelikult ärritusfoone sugugi laiemalt kui siin ainult näo peal, oli ka mujal keha peal. ehk siis see on miski, mille koha peal nahk nagu kutsub hästi tugevalt, et palun appi. kui on tunne, et nahal on ikkagi domineerivalt sellist hästi tugevat kuivustunnet, tugevat ketendustunnet, tugevalt sellist laigulisust, siis selline natukene toitvam, natukene taastavam, natukene rohkem sellist lipiidide tuge pakkuva komplektina ma sulle tegelikult soovitan hoopis sellist punetuse vastast 4 toote komplekti. selles komplektis on kreemias näopuhastaja, mis töötab ka niisutava maskina. sellega võib maha võtta ka silmameiki, ta võtab väga hästi maha ka ripsmeduši, nagu ka veed kindlat ripsmeduši, ta ei pane silmi kipitama. ehk siis sellega võib võtta maha nii-öelda näo pealt meiki, nägu puhastada, siis korra nädalas, 2 korda nädalas võib kasutada niisutava maskina ja tähendabki seda, et kõigepealt pesed näo ära, kasutad toote nii-öelda ära, pesed maha ära ja paned uuesti peale niisutava maskina ja hoiad, ütleme 15-20 minutit, nii nagu sul endal tunne ajaliselt on. kui on niisutava maski koha pealt, ta annab väga mõnusat kergendustunnet nahale. puhastuse koha pealt, kui nägu pesta, puhastada, siis on väga-väga oluline, et sa annad sellele puhastusprotsessile aega. Et sa ei kiirusta, vaid sa rahulikult mudid ja masseerid seda nahka niimoodi, et need toimeained saavad reaalselt naha sisse mõjuda. et puhastus on esimene etapp naha hooldusest. kui seda teha nagu kiirustades, kui seda teha kuidagi nagu üle põlve, et ah, vahet ei ole, natukene pühin siin selle vatipadja ja mitsellaariga, siis sellest tegelikult ei piisa, et nahka ette valmistada järgmiseks sammuks. eriti kui sul on nahal tundlikkuse foonid, et siis see kareda vatiga nühkimine võib hoopis karuteene teha. selles komplektis teine toode on seesama CR Recovery, millest rääkisime just enne ka, ehk siis see happeline raviseerum. aga lisaks sellele on ka eraldi selline minihapphoolduse seerum, meeldib mulle seda seerumit Activit nimetada. ehk siis siin on happeline raviseerum hommikuks ja happeline punetuse vastane raviseerum siis õhtuseks kasutamiseks. pluss niisutav taastav näokreem, ehk siis siin on nagu kolme toote asemel, mida ma nagu eelmise skeemiga sulle soovitasin või ilurutiiniga, hoopis 4. lisaks hommikusel ajal võiks olla siis SPF, mida võib kasutada niimoodi, et hommikul kasutad Exfot, paned aktiviseerumi ja paned SPF-i või kasutad Exfo, paned Active'i ja paned Post Recovery kreemi ja siia peale siis SPF-i ja õhtul siis Exfo, CR Recovery, Post Recovery kreem. ehk see päiksekaitsetoode siis on ainult hommikuseks kasutamiseks. ja mul tõesti need kliendid, kes on kõige ketendavama nahaga, kõige õrnema nahaga, tegelikult väga kiiresti ütlevad, et mõne päevaga on nahal juba palju mõnusam tunne ja iga nagu nii-öelda nädalaga läheb see niisutustasakaalu tunne, mis annab sulle selle siledustunde, pehmuse tunde, seda annab intensiivselt juurde, mida paljud puudu tunnevad. üldse, miks ma olen pH Formula toodet üsna selline
südamega soovitaja on see, et ma näen, et nad töötavad. Nad leevendavad punetust, nad on õrnad, aga tõhusad. Tegemist on laborikosmeetikaga. Seal ei ole üleliigset sünteetikat, midagi nii-öelda sees. samas toimeainete selline kuidas ma ütlen, selline tehnoloogiline ülesehitus, kuidas nad peaksid naha sisse imenduma, on läbimõeldud. Et näiteks see Active ja Recovery, mis on nüüd nagu need happeseerumid, nad sisaldavad pH-formulal sellist spetsiaalset PHDVC kompleksi, mis töötab nagu transpordimolekulina ehk siis aktiivsed toimeained on pakitud sinna sisse, millega viiakse nad nii-öelda nahakihtidesse sügavamale nahakihtidesse, kus ta reaalselt saab mingit mõju avaldada ka, mitte ta ei jää lihtsalt siia nahapinna peale ujuma. Et kahjuks on nii, et selle punetuse ja rosaatsia puhul lihtsalt sellega, et ma määrin nüüd kookosrasva peale või seavõid, kahjuks ma ei ole väga häid tulemusi näinud. Et nad võivad olla toetavad niisutava nii-öelda taastava komponendina talvisel ajal näiteks, aga seda, et ta nüüd kasutan ainult seda ja siis nahk läheb korda, ma ei ole seda oma praktikas näinud. Et üldiselt jõuavad minu juurde nagu ilukabinetti ka ilmselt siis võib-olla natukene raskemad juhtumid või need, kes tunnevad, et nad ei taha üksi pusida ja siis me saame nagu tänu sellele ka kiiremad tulemused. Ehk siis, kui sa tegelikult tahad, et su näonahk oleks puhtam, ei punetaks enam nii palju, kuivust oleks vähem ja neid põletikukolded siis nagu saaksid tagasi tõmmata, et siis tegelikult on hästi oluline vaadata nii seda poolt, kust need nahamured on tekkinud, ehk siis see, et miks see punetus juba on tekkinud. Et sa saad, see video on ka eraldi kenasti olemas sulle vaatamiseks koos mõningate selliste eneseanalüüsi küsimustega sinu jaoks, et kus sa oled. ja ma näen, et selline seestpoolt väljapoole ja väljastpoolt sissepoole lähenemine töötab kõige paremini. Ja kosmeetika lähenemist nimetan ma seda jäämäe veepealse osaga tegelemist. Aga nii nagu jäämäel, suurem osa nahamurest on ikkagi seal naha all sügavamal peidus nende erinevate biokeemiliste protsesside taga. Ehk siis see eeldab seda, et ka nende põhjustega, miks see punetus on välja kujunenud, tegeletakse samamoodi. Ja kui me räägime nüüd nahahoolduse koha pealt, siis tegelikult on siin võimalus minna oluliselt rohkem süvitsi. Sa võid kenasti alustada oma naha kordasaamise lugu just nimelt selle nii-öelda nahahooldusrutiinis mingite muutuste tegemisega ja kui siis jõuad mingisuguse sellise platooni, siis tulla ja leida abi ja tuge. Et nahahooldusele väga põhjaliku tähelepanu pööramisega tegelen ka iludetoxis ja see on täiesti ühe nädala teema eraldi, kus siis sellist multifunktsionaalset step-by-step ilurutiine saab läbi mõelda just nii ja vaadata ka seda, et kui palju sellist toksilist enesehooldust oma igapäevaelu tegemistes üldse on, sellepärast et naistena tegelikult me puutume kokku ääretult paljude toksiliste ainetega ja selline laiapõhjaline vaatamine, mille kõigega sa tegelikult kokku puutud, mille kõigega sinu keha süsteemselt kokku peab puutuma. See on, ma arvan, sellise pikaajalise kauni naha heaolu fookuse hoidmise nagu no see võiks olla miski, millele tähelepanu pöörata. Et ma näen seda ilu, heaolu, nahal tervist läbi väga sellise laia prisma, tahaks öelda. Ehk siis seda, et põhiline võib-olla taipamine, selle vundamendi loomine saab sellest taipamisest, et nahk on su tervisepeegel. Ehk siis kõik see, mis sümptomaatikaga su naha peal toimub, on millegi peegeldus. Soolestiku ja naha vahel on väga palju ühendusi. Toitumine on samamoodi nii-öelda rolliga, ehk siis ka toit võib olla nii toksiline kui ka tervendav. Et
lihtsalt sellest, et söön midagi, ei piisa. Toitaineid vajab su nahk 24/7, aga mida täpselt, kui palju, erinevatel nahamuredel on oma sellised mustrid taga, mida teaduslikud uuringud on välja toonud, et rosaatsia korral on seal sellised toitainete vajadused taga puudu. Ja näiteks ekseemide puhul, akne puhul on seal teistsugused mõjutused taga. Ka rosaatsia ja punetus võib olla nagu eripalgeline, nagu ma ütlesin, et võib olla selline rosaatsia, kus on rohkem ka punnikesi naha peal, on selline rosaatsia, kus on rõhk siis sellele nahk on hästi õhukene ja veresooned pigem kumavad läbi. Et seal on nagu natukene erinevad mustrid, et millega tegeleda. Et iludetoksis on sul võimalus seda teha minuga koos, kas siis grupiprogrammina, mis alustab nüüd iga mingi aja tagant, nii-öelda hetkel siis aprillikuus, ja individuaalselt siis sellise personaalse coaching uga alustame sulle sobival ajal seda nii-öelda teekonda. Kui sa tänase päeva osas tahaksid nüüd natukene mõelda enda ilurutiini peale täna, et kui sul on nahal juba mingisugune mure, et siis sa võid mõelda sellele, et panna tähele, kas see näopuhastusvahend, mida sa kasutad, millega sa nägu pesed, et kas see jätab su naha mõnusalt pehmeks või näed sa seal pigem sellist kiskumistunnet, tundlikkustunnet. Kas näohooldustooted sisaldavad mingisuguseid lõhnaaineid, olgu neil selleks siis eeterlikud õlid, alkoholi, mingisuguseid lisaaineid, parabeene ja nii edasi. Kas sa kasutad igapäevaselt päiksekaitset, mis tegelikult tundlikule nahale sobib? Kui sa soovid päiksekaitse osas natukene nagu rohkem tuge, siis olen salvestanud koolituse päris põhjaliku, kus on päiksekaitsest foto vananemiseni. Sa leiad siis nahaspetsialist.ee kursuselt alt selle võimaluse selle endale nii-öelda emailile tellida kohe. Et seal ma räägin väga põhjalikult lahti, kuidas naha kaitsebarjäär, kuidas UV-kiirgus mõjutab. Ja milliseid päiksekaitsetooteid siis, kuidas oma kombineerida, mida kasutada, millised on millise päiksekaitsetoote siis suuremad eelised. Et mõtle selle peale, kas su nahk on hakanud reageerima uutele toodetele, võib-olla on hakanud reageerima vanadele toodetele, mis sul kogu aeg sobisid. Et need on kõik märgid sellised, et su nahahoolduse ilurutiin võib vajada ülevaatamist. Ja ka see märguanne, et kas sa kasutad pidevalt rohkem kui 4-5 toodet päevas, vahetad sa neid sageli, katsetad sa palju, ka see võib tegelikult süvendada siis nahamuret. Ehk siis sellised mõtted annan ma sulle praegu siit kaasa. Ole hea. Kui sul tekib küsimusi, küsi julgesti, ja kui küsimusi kohe ei teki, siis ole hea, vaata siis mõne päeva pärast üle siis ka see teine või järgmine video, kus räägime siis sellest, et millised need sammud siis peaksid olema, et oma punetavat, sellist ärrituvat, tundlikut nahka korda hakata saama. Et iga asi käib samm-sammult, samamoodi ka siis see naha heaolu hoidmine.